Tere pealelõunat kõigile. Kas te olete omavahel vast kohtunud ja tuttavad juba? Ei ole. Siis ka siin meie väikeses Eestis on võimalik veel uute nägudega sarnases valdkonnas siiski kohtuda. Vahur, ma küsiksin võib-olla sinult, et Vendre on vastutustundliku keskkonna ja energiasäästu ja kogukonna suhtes on isegi prioriteetidena nii-öelda kaardistatud või välja öeldud. Ja tekstiiliturust on meil juttu olnud ka paljudes näidetes ja näiteks Kerli ettekande põhjal. Et mida tähendab ringmajandus Vendrele? Jah, et Vendre ei ole ainult küll täna enam ainult tekstiiliettevõte, me oleme päris suureks kasvanud ka mööbli poole peal, aga jah, et ajalooliselt ja kogemuste baasi pealt on meil tekstiili osas kindlasti kõige rohkem nagu kaasa rääkida ja tegelikult jah, et need mõtted ja need ettekanded olid väga huvitavad ja ma leidsin väga palju selliseid äratundmise kohti ka meie ettevõtet vaadates, siis tegelikult ma ütleks võib-olla natukene lihtsalt ajalooliselt ja panna siia Eesti konteksti, siis meie ettevõttel on olnud selline õnn või kuidagi on nagu niimoodi nagu läinud, et me oleme olnud siis integreeritud sellisesse väga rahvusvahelisse majandusse ja see tähendab seda, et me oleme nagu oma tarneahela mõistes nagu hästi globaalsed. Ja see tähendab seda, et tegelikult meie kliendid on ka siis sellised ettevõtted või vähemalt paljud kliendid on sellised ettevõtted, kes nende teemadega on tegelenud ammu enne seda, kui ma arvan, Eestis keegi üldse sellistele teemadele mõtlema hakkas. Et tegelikult jah, et siin ausalt öelda, siis meie õnn on olnud see, et meid on õpetanud ikkagi eelkõige turg, meie kliendid, nende poole pealt tulnud surve, soov ja kindlasti see suur osa, vähemalt mida alguse poole, siis suur osa on ikkagi selles, et ettevõttel on olnud sellega mõistlik majanduslikult tegelda, et see on olnud meie jaoks nagu väga kõva selline motivatsioon, aga see motivatsioon on tulnud jah, siis eelkõige ütleme siis meie turuosaliste kaudu. Ja loomulikult ütleme läbi selle protsessi tegelikult, ma arvan, me täna kindlasti teeme paljusid asju palju teadlikumalt, kui me tegime, ma ei tea, 5 või 10 aastat tagasi. Me tegeleme päris paljude osadega, kui siin minu jaoks oli huvitav oli kuulata näiteks seda Hollandi mööbli näidet. Samamoodi me disainime täna tooteid, mis on ringmajanduse tooted. See ei ole nii, samamoodi ka meil ei ole see lihtne, et võib-olla selle kõige suurem teema või väljakutse siin ütlesin, võib-olla ma hüppan natuke juba liiga võib-olla edasi, on ikkagi see, et kommunikatsioon ja kommunikatsioon inimestele ja tarbijatele, kuidas seda nagu teha selliseks, et kõik me väärtustaksime seda tegevust igal tasemel rohkem, kui me seda täna teeme, et see on minu jaoks nagu selline võtme küsimus kindlasti. Priit, võib-olla siin on hea jätkata sinuga, et sina oled just lõpptarbijal, oled väga lähedal jaekaubanduse kaudu. Et kas sa oled näinud päris palju muutusi või kuidas sa kirjeldaksid praegust ringmajanduse jaetarbijat? Kui ise nii kaua seal sees olla, et siis tegelikult need muutused on suhteliselt, meie ei taju nagu sellist väga suurt muutust, aga teisest küljest tõesti kui tagasi mõelda, et see, mida öeldakse, et ütleme keskkonnateadlikkus või ökoteadlikkus on kasvanud, et seda ma kindlasti ütleks. Ja meie, ütleme, mulle tundub, et sellise ökohääl ajakirjanduses, meedias, inimeste, ma ei tea, blogides suhtumises on suurem kui see tegelikkus. Aga mis on nagu hea, selles mõttes, see loobki selle kasvu, et kui siin EMOR kunagi võtta statistikat Eestis väga palju ei ole, aga minu arvates räägitakse üks öko osakaal, ütleme toidusektoris ja esmatarbekaupades võib-olla on 1-2%, siis sisuliselt ikkagi ta on kõigi numbrite järgi, et võib-olla ajakirjanduse sõnajõud on suurem kui 1-2%. Aga minu arvates on nagu positiivne areng. Mina olen ka iseenesest nagu suhteliselt optimistlik, et ma arvan, et see on pikk tee, aga ma usun nagu looduses pigem evolutsioonilist pidevat
sellist järk-järgulist arengut, et selles mõttes minu arvates meil nagu riigina läheb hästi ja on tore ka siin, kui on sellised Organic Estonia ja ökoriigi mõtted, et need kõik natuke ühest küljest aitavad sellist visiooni eesmärki meelde tuletada ja teiselt poolt just ma arvan, see areng toimub selliste läbi konkreetsete väikeste sammude. Rain, täna on juttu olnud jäätmekäitlusest kui olulisest alustalast ehk mingil määral ringmajanduse infrastruktuuristki. Võib-olla ongi võib-olla see üks oluline komponent, mille najal seda kõike hakata ehitama. Et kuidas sina näed, milline roll on jäätmekäitleja ringmajanduse juures? Ja kas sellel on midagi äkki, mida saaks kohe, mis on puudu sellest praegusest ringmajanduse mudelist? Et jäätmekäitleja roll on loomulikult oluline, sellepärast et jäätmetest saaks uuesti toode, sellepärast tuleb nad kuskil siis kokku koguda. Et ma teel siia mõtlesin, et kuidas seda rolli kõige paremini kirjeldada, siis ilmselt jäätmekäitleja roll on saada materjalid võimalikult puhtalt kätte. Miks ma ütlen materjalid, siis kui me kogume jäätmeid puhtalt liigiti, siis enamus neist on materjalid automaatselt nii-öelda. Ja kui me täna oleme hästi palju rääkinud jäätmekäitlusest või tähendab ringmajandusest ja sellisest tootedisainist, siis jäätmekäitlejatena me näeme seda, et esimene etapp võtaks need olemasolevad materjalid ja koguks need kokku kõigepealt. Sellepärast, et enamus materjali, mis täna kasutatakse pakendiks, mingite asjade vedamiseks ja nii edasi, kõik väärtuslikud materjalid, kui nad on kogutud eraldi puhtana. Neid saab uuesti kohe kasutada. Ei ole vaja mingit tootedisaini ja nii edasi. Räägime globaalsest plastikuprobleemist. Enamus plastikuid on väga väärtuslikud ja uuesti kasutatavad, kui need koguda puhtalt ja liigiti. Nii et, ja kui Ragn-Sellsi juurde tulla, et siis mis meie roll siin on, siis 2,5 aastat tagasi me nägime, et ringmajandus on meie jaoks uus väljakutse ja sellega seoses me võtsime 2,5 aastat tagasi endale missiooniks. Meie missioon on täna luua ringmajandust toetavaid lahendusi. Luua ringmajandust toetavaid lahendusi. See on Ragn-Sellsi missioon täna. Nii et ma usun, et me väga selgelt oleme märku andnud seda, et jäätmekäitlejad on osa sellest ringmajandusest. Tasub jäätme asemel kasutada lihtsalt sõna materjali või ressurss? Materjal tegelikult ja 5 aastat tagasi, kui mina jäätme valdkonda tulin, siis oli seal väga palju erinevaid lõhnasid ja sõbrad ütlesid ka, et kuhu sa nüüd lähed ja nii edasi. Aga täna me räägime hästi palju jäätmete kvaliteedist näiteks. Et tundub nagu naljakas tegelikult, et kuidas seal kvaliteet saab olla, aga mida puhtamalt me materjale kogume või jäätmeid kogume, seda rohkem muutuvad nad materjaliks. Ja tegelikult, kui te mõtlete, siis 5 aastat tagasi võib-olla kõik lõppes meie juures, siis täna kõik algab meie juures. Et me oleme paljudele teist tulevikus materjali tarnijad ja mitte lihtsalt jäätmekäitlejad enam. Väga kihvt väljakutse tegelikult. Bo, sa oled Eestit näinud väljaspool pilguga, pool väga selgelt seespoolse pilguga. Ja ma saan aru, et sa oled oma pika karjääri juures oled sa piisavalt kogemust saanud. Et kuidas sa hindad Eesti ettevõtlusmaastikut ja näiteks ka tänaseid sõnavõtte, et mis on Eesti riigi eripärad ja millist potentsiaali sa näed siinsete ettevõtete seas? No potentsiaal on kindlasti hästi paljon ja kun me nyt lähme tagasi ajaloos, että kust Eesti on tulnud või sai uuesti oma vabadus, niin Nõukogude ajal niin se oli ju väga suur raisaminen. Ja muidugi alguses kestis natuke aika ennen kui Eesti sai õppet ka Läänemaadest, että kuidas nyt käituda. Ja minun mielestä yhdellä hetkellä 90 niin oli se hing väga suur, että nyt teemme ära ja kõik korras. Ja hakkasi se, mulla on endal kokemuset sellest. Ja siis natuke tasut ära, nyt on tehty uuesti, mitä minun mielestä on väga head ideid, että teemme ära, teemme Eesti puhtaaksi, korjaamme kokku prügi iga puolet ja võtame kõik tagasi. Ja se materiaalien taaskasuttaminen, niin siinä me tulemme, niin minun kokemus sellaista, kun me olemme tööstusettevõtja, siinä nyt ollut kauan, niin ABBlle on tähtis se, että me ei raiska ja me ei ka tee sellaiset pahet keskonnalle, että pyyämme olemaan voimallisesti puhas. Teemme tuotet, mitä on
sõbralikud nii keskkonnale kui kasutajalle. Ja kuidas meie toodet ringlusesse tuleb tagasi, mul on natuke raske öelda, need kestavad nii kaua, et mul ei ole eriti kogemust, peaks ütlema ausalt. Aga siis meil on partnerid, kuna me toodame ka prügi ja mida saab kasutada uuesti tegelikult. Ja me sorteerime ise kõik. Meil on partner näiteks siin samas paneelis ja ta oskab äkki rääkida, kui hästi ABB toob nende või kui hästi ta saab ABB toorainet. Aga tervikuna niin Eesti on kindlasti õiges suunas. Aga me olemme tänään kuulnud head ettekannet ja viimane oli niin kuin eriti hea ja mä kohtusin siellä Markoga varem, aga minu kõige suuri sõnum oleks selles, et kust me alustame. Ja kui meie ei ole teadmine, kust me alustame, ega kõik teavad, et kui raske on vana koer ümber õpetada. Ja see kestab väga kaua. Aga kui me alustame koolidest või kodust, tegelikult, ma arvan, et peaaegu teil kõigil on võib-olla lapsed kodus, alustage seal. Kui meil on endal meistlus on peas, niin kui me õpetame lapsed mõtlema, käituma, niin se tulee ise ennast. Se on sama kuin õpetame lukeminen või mis iganes, suhtuminen ühiskonnalle ja nii edasi. Et see kõik tuleb seda, et mitä meillä on korvani vahel. Ja se aitab, et isegi kui riik sind paneb mingi seadus, no siis kun sä saat väga suuret trahvid, niin hakkad käittymään teistmoodi. Aga mitte enne. Sa mainisid korraks, kuidas sa oled suures kliendiahelas oma suur globaalses siis mänguväljakul. Kui palju, isegi kui kõrvade vahel on kõik korras, kui palju on nüüd see Eestis tegutseval ettevõttel voli näiteks minna tootearendusse, mõjutada tarnijaid, lõppkliente ja nii? Jah, et eks ta paraku nii on, et meie häda või ütleme, kui vaatame üldse suuremas pildis, ma arvan ikkagi veel kord tagasi, et ütleme, et muidugi see baasasi ju toimib ja ma arvan, et mul tunne ja ma näen ise samamoodi ikka prügi sorteeritakse üha rohkem ja ettevõtted teevad seda samamoodi. See elementaarne pool, ma arvan, kindlasti nagu läheb iseenesest paremaks, kuna see on ettevõtetele selline majanduslikult mõistlik tegevus ja enamus juhtudel ja sellega nagu tegeldakse. Ja seda annab reguleerida siis täpselt nagu siin Poo ütles trahvidega või mis iganes, et see pool on korras. Kui nüüd meie vaatenurgast nagu vaatame, siis jah, et meie oma materjalide eripärast tulenevalt on seal väga palju võimalusi ja on seal väga palju piiranguid ja kui me räägime näiteks klientide poole pealt, siis kuidas ka meie siis kliendid nagu täna meiega käituvad ja ütleme, meid sunnitakse ka minema siis oma tarneahela, ütleme, sellesse ossa, kust me siis ostame enda jaoks toorainet. Täna Ragn-Sells meil ei ole tarnija, aga me ostame ikkagi siis juba selliseid põhiliselt erinevaid kangaid ja kiudusid. Ja siis tegelikult näiteks on see ringmajanduse pool läinud niimoodi ja see ei ole nüüd ühe suure kliendi, see tuleb järjest ja iga aasta järjest rohkem on näha, et ütleme, nõuded tekivad juba, pannakse nõuded paika, ütleme siis näiteks kangastele on väga selgelt protseduurid, kus kohast me üldse osta nagu võime, milliste tarnijate käest, millistele nõuetele need materjalid peavad vastama. Ütleme, me ei tohi osta näiteks Usbekistanist puuvilla tarnivatelt kangatootjatelt, me ei tohi osta ettevõtetelt, kes reostavad. Kõik need teemad tulevad järjest rohkem erinevate klientide poole pealt peale. Et probleem on natuke nagu, et ütleme, teooria on kõik ilus ja probleem on kindlasti selle tarneahele selle poolega, mis puudutab müüki ja kuna meie ise enda otse lõppkliendile müüme ikkagi suhteliselt vähe, siis seda osa me nagu väga hästi ei kontrolli. Ja tegelikult probleem on selles,
et suured ja ma arvan, seda olukorda ikkagi nagu meie valdkonnas suudavad muuta ikkagi väga suured, väga globaalsed ettevõtted, kellel on võimekus teha seda kommunikatsiooni, kellel on võimekus panustada, kellel on võimekus neid süsteeme üles ehitada ja see info, see teadmine tarbijale viia. Ja sellega nagu tehakse. Küsimus on, et kui palju sellesse ressurssi panna ja mis kujul seda kommunikeerida, sest üks asi on selline ilus tulevikuvaade, teine on siis igapäevane elu, mis tuleb ka ära elada, et ütleme see lühiajalise ja pikaajalise siis heaolu ja kasumi ja selle balanss on nagu väga selline keeruline kaalumise koht, et noh, ma lihtsalt ühe näite võib-olla toon, et kuidas siis on läinud, ütleme, sama nagu Kerli rääkis rõivabrändide mõistes, siis ütleme sellisest kiirmoe pealetulekus. Meie valdkonnas siis kahjuks juhtus selline asi siin kuskil 15 aastat, kus hakkasid tulema siis peale väga odavad mikrokiududest kangad, ütleme, ja see on nagu võtnud väga suure osa turust. Ja vaatamata sellele, et ta on igas mõistes, ütleme siis ringmajanduse mõistes nagu väga ebamõistlik toode, noh, ta on kehvade omadustega suhteliselt, ta on selline, noh, ütleme, ei ole kõige parem igat pidi, siis siiski, kuna ta on odav, tal on, ütleme, visuaalselt poolt on tal, noh, pole ka väga häda midagi, siis kõik need suured tublid jaesüsteemid, kes meie kliendid, siis samamoodi, isegi kui nad deklareerivad, et see on vale jama, siis tegelikult, ütleme, reaalses elus ikkagi väga palju kahjuks ikkagi suunatakse tarbijat ikkagi selle samase toote peale, selle samase hinna peale, teades, et tegelikult, et see ei ole nagu perspektiivselt õiges. Ja ma arvan, et see trend nagu tegelikult nagu täna selgelt nagu ikkagi hakkab uuesti muutuma ja minnakse ikkagi, võetakse suured võtavad selle riski ja lähevad siis, ütleme, tegelikult ikkagi lahenduste peale, mis on mõistlikumalt pikaajalises perspektiivis ja suudavad ka seda kommunikeerida. Et meie häda on seda, et me võime siin unistada ja teha ja arendada, aga me ei suuda seda tegelikult ikkagi turule viia. Priit, võib-olla sina oled kõige lähemal siin väikeettevõtja esindajana vähemalt. Kas väikeettevõtjad tõesti on lootusetu seisus siis, et suurtel on raha ja teadmised ja võrgustik, et nemad viivad edasi innovatsiooni? Kui ma siin Vahuri juttu kuulasin, et noh, ütleme, ma saan täitsa aru, et te olete sõltuvuseks nagu edasi müüd, siis mulle tundub väikeettevõtjad on palju lootusrikkamas seisus. Et selles mõttes, ka siin hommikupoole oli jutt, eks kui oli küsimus, kas riik peaks midagi tegema või see inimene ise, ütleme väikeettevõtja, sa oledki ise see ettevõtte sageli, eks, ja mina usun hästi seda, et tegelikult see peabki algama kuidagi sinus endusse, peab millegi põhjal haakima ja siis sa lähed seda ehitama, ja tihti peale ma arvan, väikeettevõtjana sul on teist sorti piirangud, aga ütleme, et sul mingis mõttes väikse paadiga sa oled paindlikum, eks, kui sa seda suurt tankerit ei keera, et jah, seal on need kapitaliteemad kindlasti, aga ma nagu väikeettevõtjatele kohati, eriti kes täitsa ka väga palju neid ideid, mis siin oli suhteliselt siuksed uued ideed, minu arvates ka need, ma ei tea, rida siukseid ärimudeleid, et minu arvates on nagu täiesti võimalik teha selle, et selgelt, kui sa väga suurde mängumaasse lähed, jah, et seal on teatud piirangud, aga just siukest, võib-olla nagu, ütleme, ma arvan, suurel ettevõttel minu arvates ongi loogiline, et see areng on nagu natuke saaval ja sealt kuidagi ei saa ette heita, vaid minu arvates ongi mõistlik viis teha, et sa ei saa nagu nii-öelda kõiki mune ühte korvi ja võtta, see on nagu võib-olla on ebamõistlik võtta liiga suuri riske, eks, aga väikeettevõtjal sa võib-olla panustadki nii-öelda oma sellise panuse kaupa ja seal on minu arvates loogiline, et sa panud nagu nii-öelda ühele kaardile ja kui see kaart ei tööta, nagu siin juttu oli, siis kukud läbi, et sul ise alles paned teise kaardi peale, et ma nagu selles mõttes ma väga usun nagu väikeettevõtete ka olulist rolli ja kindlasti teisest küljest ma olen ka seda usku, et maailmas et see pilt muutuks, peavad ka, ütleme, et see on nii, et väikeettevõtted teevad oma ära ja suured teevad oma ära, et kui Vendre teeb mingi sammu paremuse poole, võib-olla see on rohkem kui Biomarket ja Uuskasutuskeskus ja Lamu kokku, et ja see on see suur võib-olla võim, mis teil on, eks, ja minu arvates mõlemad tuleks nagu vaadata, et need on olulised või sama, ma ei tea, Eesti Energia, mis ta on efektiivsemaks teinud oma asju, see on väga suur asi, et selles mõttes nagu
ka siin eelnevalt juttu oli, et kui sa lähed kehvemaks natuke paremaks, seda tuleb tähele panna ja oluliseks pidada. Rain, sa korraks mainisid, et põhimõtteliselt võiks juba mõne aja pärast rääkida mitte jäätmekäitlusest, vaid materjalid logistikaettevõttest, näiteks Raagenselsi näol. Et see ei ole ainult, et ühest teiste ülejääki kuskile veel silma alt ära viia või niimoodi, vaid seda tõeliselt seda vaadata kui kaotatud väärtust ja selle väärtust taas rõhutada. Ja siis saaks ka võib-olla vendrele hakatagi kiudu sealt tagasi andma ja ongi selline ringmajanduse mudel justkui läbi logistika ja läbi selle käitlusmehhanismi olemas. Mis on praegu, ma saan aru, et sellele on vist tükk maadel aega, et üldse seda materjali kätte saada. Sa mõtlesid, et seda on nii kehv või raske on eraldada lihtsalt puhtaid materjale. Ma saan aru, et tööstusjäätmete puhul see võib olla ühtemoodi kui jaejäätmete puhul. Mis peab juhtuma, et üldse selline logistikaettevõte saaks sündida Eestis? Ma tooks hästi lihtsa näite ja see on just vendri baasil, et tootearendus ei pea alati olema selline, et seal tekib mingi täiesti uus toode. Et meil on hea koostöökogemus seal, kus kui ma ei mäleta mitu aastat tagasi, aga toodi teatud materjali sisse niisugustes suurtes plastikust big bagi tüüpi kottides ja need olid värvilised ja tarni ja kirjadega nii-öelda nägid väga uhked välja. Aga tööstuses tegelikult ju müüki pole vaja teha nii-öelda läbi logode või läbi mingi tootekirjelduse seal koti peal, vaid on vaja ainult väga selget infot ja siis koostöös nagu mulle nagu öelda, et meie poolt tuli info, et vahetage need kotid valgete vastu ilma igasuguste kirjadeta ja selle materjali hind teie jaoks tõuseb see, mis Raagensells on võimeline tagasi maksma tänu sellele, et me saame turult parema hinna selle. Nii et tootearendus ei tähenda alati uue toote tegemist, vaid tähendab seda, et teeme lihtsamaks. Võtame ära sealt need kirjad pealt või teeme lihtsaks nende kirjade eemaldamise, et ärme kasuta enam kleepekaid, kasutame mingisugust linti ümber selle pakendi näiteks. Nii et see on palju lähedamal, kui me arvame, et ei ole mõtet asja keeruliseks mõelda. Näiteks plastikute puhul, kui me suudaks plastikuid ühe toote puhul kasutada ühte plastikut, mitte 3 erinevat. Kui me ühte kasutaks, juba selle plastiku väärtus järelturul tõuseb mitu korda. Nii et niisugused lihtsad lahendused, aga minu arust see vendri näide on just nagu hea näide, et me ilmselt ei saa kunagi, ma ei ütle kunagi, aga väga raske oleks meid ette kujutada vendrile kiutarnijana, kanga tarnijana, aga nende kliendile või nende tarnijale olla nii-öelda üks potentsiaalne selle tooraine tarnija. Vot see võiks olla nagu meie roll küll. Lihtsalt ühe huvitava märkus, et see ei ole üldse nagu välistatud tegelikult, et te võitegi tarnijaks saada. Et tegelikult ma ei tea, kas te mõtlete siin või arvatasite, te ei mõtle, kuna see, te ei peagi sellele mõtlema, et ütleme tegelikult täna siis ütleme suur osa ja üha suurem osa näiteks ütleme tekkidest ja patjadest, mille peal te magate või mille all te magate, siis tegelikult teate, millest nad tehakse. Ütleme, mis see sisu seal sees on või on teil, et need on tegelikult need samad joogipudelid, mida ma ei tea, Selverist ostate ja siis korjatakse kokku ja siis jagatakse nad ära erinevatesse kvaliteetidesse, purustatakse, sulatatakse uuesti üles, tehakse graanulid ja tegelikult need samad asjad lõpuks maanduvad teil ühel või teisel kujul, kas siis, ma ei tea, voodis, madratsis või et see on nagu selline, et tegelikult päris palju häid asju ikkagi sünnib ka. Kolmest komponendist koosnev plastikpakend praktiliselt võimatu siis materjali eraldada, siis üks lahendus ongi, et ühest materjalist kasutada ühesuguseid materjali, mitte väga segada neid materjale omavahel. Kuidas sina oled tegutsenud tööstustehnoloogiaga põhiliselt, mis on ääretult kompleksne, oma mitmekomponentne, palju igasuguseid materjale, praktiliselt kogu Mendelejevi tabel võib olla ühe seadme sees. Kuid sa oled enamasti, ABB on tegutsenud tööstus ehk business to business müügiga ehk mitte jõua jaetarbijatele. Seal on kindlasti oluline kaua kestvus, töökindlus, et need, mis te valmistate, kestaksid kaua. Kas seda kuidagi olmeelektroonikale, kas sa saab olla kuidagi sarnane, et olmeelektroonika saaks eeskuju näiteks ABB kestvast tööstuselektroonika? Ja kindlasti, ja küll me kasutame ju ka et materjali, mida tuleb tagasi. Et see on tooraine ja meie mõned tarnijad, kui me teame, et ta kasutab seda, nii muidugi see on eelistab.
Elektritööstuses on ju see keeruline, et kõikidel materjal peaks olema mingi kestvus, et peab vastu kas pinged või voolud või mis iganes, magneet ja et alati see ei kõlba. Aga seal, kus on võimalik, nii kindlasti kasutatakse. Kui me võtame metalle, mida me kasutame hästi palju, vask ja teras, nii seal see käib kindlasti. Kuna see osa, mida me töötleme ise, läheb tagasi, sinna jääb midagi üle ja see läheb kindlasti tagasi ringkasutusele. See ei lähe prügist. Et see tuleb ja praegusel hetkel on ju ka ülemaailmne probleem see, et me kasutame liiga palju või me kaivame maast liiga palju asju. Et see tooraine asja nii kulub ja see kulub kogu aeg rohkem, aga mida rohkem me suudame tagasi panema, seda vähem siis peame kaivama. Et kulutamine kasvab kogu aeg maailmas praegu nii kaua, kui rahvamas kasvab. Et see ei vähene. Aga ressursid on kindlasti siiamaani piisavalt, aga üks päev see piir on käes, tuleb kindlasti. Et siin me peame rohkem ja rohkem ütlema seda, et kuidas me saame teistmoodi teha. Aga see on tööt, et meil on see business to business on see, et me müüme mõned kõige tükimääras ma en oska öelda, aga ABB müüb näiteks 1,5 miljonit või tooted päevas. Ja mida te kasutate? Näiteks pistikupesad, kontaktorid, mis iganes. Ja suurem osa sellest ei tulegi tagasi. Meie, nii kauan kui me elame. See võib tulla kunagi tulevikus, kui see vaetakse ja purustakse uuesti tooraineks, kuna see tooraine kõlbab ju uuesti kasutada elektritööstuses või elektroonikatööstuses. No osa, mida me kasutame, on näiteks elektroonika, see elab nii kauan, see elab arvuti eluiga on vist 5 aastat, ja siis see läheb suure vist osa Afrikasse prügimägedesse, kus keegi siis noppib midagi sealt. Ja see on minu meelest väga halb lahendus. Aga mida me saame seal me peaks tegelikult mõtlema, et mida me teeme. Et see on väga suur raiskamine ja ohtlik. See on inimestele ohtlik, keskkonnale ohtlik, mis iganes. Et kui saame iga maa, Eesti võib olla või muidugi hea näite, et okei, nüüd me ei vii ühtegi arvuti Eestist välja, me võtame siin taaskasutusele. Rangsells on seal kindlasti võtmepositsioonis. Et kuidas nüüd seda saab tagasi. Et need on variante on palju. Kas ma sain õigesti aru, et tooraine tarnimise hinna kõikumine on üha suuremaks, üha kasvav? Ehk tooraine kallineb, võib-olla seal on mingisugused hinnakõikumised, mille järgi on raskem teha hindu. Kas te olete kuidagi sellist kogenud näiteks metallitööstuse puhul? No tooraine kõikumine on ehk natuke problemaatiline teema selles mõttes, et tooraine tootja on vähe. Ja ne suudavad ilmselt ka natuke koos mängida, et nüüd meil on vaja rohkem raha ja siis, kui see tarbimine ühel hetkel kasvab kõvasti ja siis tuleb mingi masu ja siis läheb tarbimine alla ja siis et tooraine tegelikult kõikub koos sellega, see on majandusega, kas on majandustõus või majanduslangus. Et see ise ei mängi nii suurt, see jälgib see tarbimine ja mitte tarbimine. Priit, täna oli eriti hollandlaste puhul oli hästi palju juttu sellisest innovatsioonist, uute maade kaardistamisest, tegemist teistmoodi mõtlemisest ja niimoodi. Kas sul oli, kui sa alustasid selliste asjadega nagu uuskasutuskeskus või mahe, muud asjad, siis kas sulle öeldi ka, et sa oled hull? Ei öeldud. Aga mulle sellest hommikust lihtsalt, ma üldiselt vaatan nagu näiteks mõju inimestele, et meie tajume seda, võib-olla see on natuke teine, võib-olla see nüüd on muutunud, aga et näiteks tajud hästi palju seda, et kui meile tööle kandideeritakse või inimesed tulevad, siis nad ütlevad,
et noh, ta oli kuskil nii-öelda tavaettevõttes ja ta tegelikult tahaks teha midagi, mis talle haagib. Et noh, natuke, võib-olla need on täpselt need inimesed, kes meile tulevad, tähendab need, kelle jaoks seda kuidagi klikki ei käi, noh, need ka võib-olla ei kandideeri, aga noh, sa näed nagu mingit taju muutust selles mõttes, vähemalt meie kogeme seda, et see kuidagi muutub oluliseks, noh, nii töötajana, tarbijana, et noh, et see nagu on üks pool, aga et noh, hommikus teine minu tähelepanek väike, mulle hästi meeldis see kalanäide selles mõttes, et sa võid noh, rauatükk, mis tegelikult oli ise juba väga hea mõte, eks, et noh, sa tegelikult leiad rauapuudusele väga laheda lahenduse, aga noh, sa näed, kus see võib-olla kihvt lahendus jääbki selle taha, et ta noh, nagu kalana töötab, aga rauatükina ei tööta. Noh, nagu see, ütleme, sellisel tasandil väike noh, võib-olla selline, ma ei oska öelda, kas on nagu brändingu, pakendi, noh, natuke seda tüüpi, et noh, sul võib olla hea toode, mida sa, noh, et sa ei müü, võib-olla see innovatsioon ei ole jah sellise, noh, sul oli ka see commodity, service ja experience, et sa nagu lähed selliselt ratsionaalselt põhjenduselt, et see raud on hea, pane see supi sisse, sa lähed sinna, et kuule, lõpplahe kala on ju, et näed, see toob õnne, viska supi sisse, eks, et noh, et see on selline noh, ka siuke tähelepanek hommikust ja noh, võib-olla minu jaoks veel, kui siit nagu mõelda, noh, üks siuke meelde tuleks lihtsalt ökovaldkonnas, et kui noh, see on toiduvaldkonna või ütleme siis nagu toiduteemast rääkida, et noh, meie nagu üldiselt ise ringmajandust, ise nagu see nii ei mõtle või me ei kasuta seda terminit noh, oma mõtetes, et noh, meie jaoks see ökotoit, noh, minu jaoks on ka noh, kvaliteetne toit, et noh, see on nagu hea, puhas õhk, puhas vesi, toit võiks kvaliteetne olla. Nüüd tegelikult noh, nüüd tagasi mõelda, kus see ökoteema, ütleme toidu mõttes, noh kaasaegne siuke öko asi algas, oli 1924 loetakse, kui nagu Rudolf Steiner tegelikult pani algusele, kui oli esimene maailmasõda lõppenud ja noh, neid sõjakemikaale hakati põllumajandus kasutama nagu pestitsiididena, herbitsiididena, ja sealselt tegelikult nagu ökotoidu teema oli just ringmajanduse teema. Et nagu sisulist öeldi seda, et mullaviljakus langeb. Et noh, see sama pilt, mis siin hommikul oli, noh, kuidas asi looduses käib, on, et taim kasvab, noh, päike, et see tegelikult nagu toidu tootmises ei tööta nii. Et noh, tegelikult on seal see taim ja päike ja siis on kuskil kaevandus on ja kes kõik, noh, et ta ei ole üldse ringmajandus. Et noh, selles mõttes, et see taim kasvaks, sul on kogu aeg vaja väljast juurde tuua. Eks noh, Eestis me mäletame, noh, Nitrofert, suurim elektri- või gaasitarbija, eks noh, tootis siis lämmastikväetisteks, et noh, sa saad aru, et see kogu see põllumajandus, noh, et see, et taim siin kasvaks, sul peab siin olema üks kaevandus, siin väetise tootmine, et noh, ta ei ole, et nüüd kogu, noh, nagu see mahepõllundus tegelikult nagu mõte on see, et kuule kasvatame nii, et see mullakiht, huumus läks paksemaks, et see mullaviljakus, noh, et see ring oleks isegi siuke elav, et tegelikult see muld läks järjest viljakamaks, noh, mis praegu on täiesti nagu vastupidine, et noh, et põld, kui sa sinna juurde midagi ei too, viljakus nagu langeb. Ja noh, lihtsalt nagu selles ökojale kontekstis, noh, sa nagu näed, ütleme siis toidu poole pealt, noh, täna need arutelud on ka see, et ega see öko iseenesest sa võid, noh, väga, ütleme, et sa võid saavutada selle tervise mõju, noh, ütleme, et sa saadki puhta kemikaalide vaba tooraine, aga sa kaotad selle ringmajanduse mõju, et noh, näiteks kui sa teed nagu monokultuuri, jah, see on puhas, aga ta ei anna seda mullaviljakuse kasvu, noh, nii palju. Et see on ka, noh, iseenesest nagu huvitav vaatad ka toidusektoris, et noh, kogu, noh, et need on nagu mitmekesised ja tegelikult see ringmajanduse idee on tegelikult, noh, ka sellises öko osas, noh, hästi palju räägitakse, et just see sama, et noh, et sul ei ole suuri põlde, sul on seal vahepeal mingid puud ja noh, nagu sellise noh, siuke bioloogiline mitmekesisus on hästi oluline ja noh, ja selles mõttes need jah, siuksed ringmajanduse ideed võib-olla pigem just hästi panevad ennast ka mõtlema noh, kogu selle sektori peale, et tegelikult noh, kuidas need võiks olla, et kindlasti noh, ka selles ökosektoris saab nagu väga palju samme edasi teha, et see on noh, ka mingis mõttes ikkagi täiesti arengus. See on huvitav mõelda, et ringmajandus on ju otseselt loodusest inspireeritud. Ja kindlasti jah, ja noh, et ütleme toidu tootmine ja põllumajandus tegelikult ei ole üldse ja noh, tänane põllumajandus tegelikult ei ole ringmajandus näide, küll loodus kindlasti on, aga et noh, ütleme tänane põllumajandus on suhteliselt kaugel sellest, kuidas loodus on nagu seda toimetanud. Ka siin tuleb see looduse inspiratsioon tuleb jälle kasuks, kuidas isegi taimekasvatusel minna kindlasti. Tagasi või edasi. Kas publikul on küsimusi meie panelistidele? Annaksin hea meelega mikrofoni teile. Tõusis korraks huvitav küsimus, et kui vahepeal tekib soovi, andke märku, kohe teeme orgaaniliselt. Et tõusis teemaks, et need töötajad ise tulevad, võivad tahta tööle siis sellepärast, et on sellised kas keskkonnaalased või mingid maailmavaatelised pingutused, mis kattuvad. Kuid ma saan aru, et Eesti põhimõtteliselt üldse tööstuses ja paljudes inimtööjõu mahukates ettevõtetes on suur probleem tööjõu puudusega.
ja Eesti on väike, siin on kindlasti ka teisi selliseid küsimusi, mis otseselt puutub tegelikult otsapidi siis omavahelisse konkurentsi, et kuidas selle vähesega, mis siin Eestis on, kuidas seda enda ettevõtte jaoks kõige paremini toimima panna. Kas te näete, et ka sellistes traditsioonilistemas, näiteks ongi tööstusettevõte või selline, kas maailmavaateline aspekt võiks anda konkurentsieelise töötajate saamisele? No see tänase päevani vist ei ole nii kaugele jõudnud, et see antas mingi eelis, kui ma nüüd mõtlen Eesti peale. Aga pikemas perspektiivis see on täitsa võimalik, kuna me areneme ja saame rohkem aru, et mis see tähendab. Ja kõik me tahame ju puhtam loodus ja puhtamat eluviisid. Et see kindlasti tuleb. Teiseks ma usun, et kui me võtame nüüd need ettevõtted, kes siin on, niin meil on ju see tootmine suhteliselt puhas selles mõttes, et ja me mõtleme ka just seda, et saada nagu taaskasutus käima, tootmine on sõbralik, loodussõbralik ja nii edasi, et see paneb ka kindlasti mõttesse, kui me arutasime, tegime seda keskkonna kvaliteetsertifikaat mitu aastat tagasi, niin see muutis ka me inimestes meelt, et siin on midagi. Et me järgime, me teeme sitä niin kuin peaks tegema. Et see kindlasti õpetab inimesi, aga see võtab küll niin kuin praegusel situatsioonis kindlasti aega, et kuna tulen siis tagasi sellesse, et kust me hakkame sitä õpetama. Kodus, lastele, koolis ja nii edasi. Siis see kindlasti tuleb rohkem. Mul on erinevaid näiteid, aga mul 2 niisugust head lühilugu selle kohta, et just noortest ja nende tööle tulemisest, et üks on selline, kus tegime eelmine aasta, või see on juba 1,5 aastat tagasi vist, et tegime filmi oma töötajatega, ja siis pidi spontaanselt midagi ütlema Ragn-Sellsi kohta. Ja siis on üks uus töötaja, kes on sellel hetkel 3 kuud tööl olnud, kaamera näkku, on ju. Niigi on raske kaameras rääkida, ütle, mida sa nagu arvad Ragn-Sellsist töötamisest, on ju. Ja see tütarlaps ütleb, ilma igasuguse ettevalmistused, ütleb, et mis saaks olla veel parem, kui teha midagi keskkonna jaoks ja saada sellest palka. On ju. Ja nagu pärast vaatad seda ja mõtled, et see nagu enam paremat lauset tegelikult ei saa öelda, mis üks tööandja peaks olema. Midagi keskkonna jaoks ja me maksame ka veel selle eest. On ju. Ja teine hea näide on selline, et miks ma korrutan kogu aeg seda, et me tulevikus oleme kõikide tarnijad võib-olla, on see, et kui ma seda aastaga tagasi veel konverentsil ütlesin, on ju, siis pärast helises meil nädal aega hiljem personaliosakonnas telefon, üks noormees on seal otsas, ütleb, et ma kuulsin, et teie juht ütles, et Ragn-Sells ei ole enam jäätmekäitluse ettevõte, vaid tulevikus tarnija, ja ta ütles, et ma tahaks sinna tööle tulla. Nii et niisugused edulood, ma kujutan ette, et järjest rohkem, eriti just uus põlvkond, nagu sa pool ütlesid väga hästi, et kui me lastele teeme asja selgeks, et see on lahe, siis nemad ei vaata seda kui jäätmekäitlust või mingi jamaga tegelemist, nad vaatavad, et see on lahe. Ja ongi kõik. Jaanus Arvakov, Eesti Energia. Harri Moora ütles enne seda, et meil on natuke riiklikult nagu mõõdikutega natuke probleemi. Tahtsin küsida, kas ringmajanduse mõõdikutega on nagu väga hästi? Kas me teame, mida me mõõdame, sest me saame ju seda, mida me mõõdame. Et kas meil ringmajanduse mõõdikutega kõikides sektorites, riigi tasandil on hästi või meil on osades sektorites hästi, osades halvasti mõõdik ja ringmajandus? Keegi oskab kommenteerida? Mina paar sõna võin öelda, et ütleme, et muidugi ei ole hästi, et ütleme, mõõdame teatud väga basic asju ja jälgime, mõõdame, et absoluutselt ei ole hästi, aga ma tahaks nagu öelda, et see ei ole kuskil hästi, et meil siis jälle meie suurepärased kliendid, kes on väga raudselt maailmas ühed eesrindlikumad kontseptsiooni arendajad, vastutustundlikud igat pidi ja lihtsalt ütleme,
siis samamoodi ütleme siis, kuidas siis nemad, ütleme, nendel on antud ülesandeks siis samamoodi, ütleme siis kuskilt väga ülevalt kõrgelt tasemelt antud siis, ütleme, inimestele põrandalt siis antud ülesanne siis tarnijate käest neid küsimusi teha ja siis kuidas meile saadetakse siis neid küsimustikke ja mida küsitakse ja kuidas see mäng siis selle ümber nagu käib, et see on kindlasti, ütleme, ma arvan, see on igal pool veel täiesti ikkagi lapsekingades teema, et seda mõõtmist, ütleme, et noh, seda tehakse täna veel, kuskilt tuleb alustada, aga seda tehakse, need küsimustikud, mida sa mõõdad ja kuidas sa siis presenteerid neid ja tõlgendad need, noh, need on nagu väga sellised väga lihtsalt, ütleme, linnukese kirja paneb see tunne on natukene ja tegelikult selle infoga, noh, ütleme, kuskilt maalt üritatakse kindlasti mingit marketingi teha või jälgida, aga tegelikult sellise info kogumise baasilt on nagu väga raske midagi tegelikult ikkagi nagu teha. Minul on nagu selline kogemus konkreetselt, et me oleme teinud ja vastanud ja tegelikult me ei ole ausutades ise nagu aru saanud, mida siis on tahetud küsida ja milleks ja mis siis tagasidet selle baasi pealt antakse, et see on kindlasti lapse kingades. Ma ei tea, võib-olla kuskil valdkondades on lihtne mõõta seal energeetikas kuidagi parem, et ma ei tea, aga jah, keeruline. No võib-olla see ongi koht, kui ringmajandus toimub, Harri on võib-olla näidanud esimest korda sellist ringmajanduse kokkuvõtet Eesti kohta või mingisuguse regiooni kohta, siis kui see teemaks muutub, siis tekib ilmselge vajadus selleks. Lõpetuseks võib-olla ma küsiks teilt, et millisest ringmajandusest te unistate? Ja millist, ütleme selline, mitte tehtavas skaalas. Milline on teie unistatav, tehtav ringmajandus? Nii. See on ju hea küsimus selles mõttes, et kuhu me paneme lattiad, et 100% vist ei saa. Meil on sellised tööstused näiteks kui Eesti Energia, kes teevad energiat. See sama energia vist ei ole taaskasutav. Ilmselt, see kaob ära lihtsalt. Aga teiseks me saame võtta päiksest, me saame võtta tuulest, mis paneb seda nagu uuesti käima või teise moodi. Ja selle saame toota ka energiat. Energiast tootame energiat. Palavakivi jaamades, põlevkivi jaamades, niin sealt tuli tuhka takaisin või poolesta toorainesta. Tuhast me ei tee eriti paljon, ainult vaikka osa võib olla. Et see niinku rikkub see tervikuna, see eesmärk. Aga kui välistame see põlevkivi kasutamine, niin siis lat võib olla suht kõrge, ma arvan. Ja see, kui me võtame nüüd tekstiiltööstus, niin see kindlasti see on niin ütlema, et paljon siellä võiks olla see lat ja mä rääkin elektritööstusessa, niin siellä kindlasti võib se olla suurem. Kyllä kõik, et tuotteet kestävät 50 aastat, see on, me näeme alles siis pärast 50 aastat. Ma arvan, loomulikult ütleme, selline lihtsam mõõdik on selline, et mitte midagi ei lähe raisku, et kõik läheb tarbimisse ja tuleb tarbimis tagasi, et ütleme, noh, siin on seal meie valdkonnas on seal kindlasti täna ei ole lihtsalt tehnoloogilisi lahendusi, kuidas seda ära teha. Siin Kerli mainis oma ettekandes ka, et seal, aga need ei ole võimatud, need võivad tulla seal, ma ei tea, aasta pärast, võib-olla 5-10 pärast, et kunagi need tulevad ja siis on noh, selles võtmes on nagu võimalik ära teha, aga seda, et kuidas nagu veel parem teha, veel paremini kõike ära kasutada, ma ei tea, me võime ju unistada mis iganes, et kui sa kuskil koridoris astud, et sa toodad selle iga sammuga elektrit ja ma ei oska täna austada isegi seda piiri on ju võimatu ette panna, et kuhumaani selle teemaga nagu minna on võimalik, et Hollandis, ma ei tea, ma lugesin mingi aeg tagasi tehti näiteks vist autoteed, mis tegelikult siis auto sõidab tee peale, siis samamoodi siis toodab selle sõitmise teel mitte inimest või kaupa ühes kohas teise, vaid toodab ka elektrit seal. See tee ise on nagu tehtud mingitest paneelidest ja noh, et seda piiri on nagu, ma arvan, et võimatu nagu ausutades paika panna, aga noh, loomulikult, et võimalused on ülisuured ja vägevad, et igal juhul selles suunas tuleb liikuda.
Mul oli, kui ma Kerli seda ühte slaidi vaatasin, kus oli, et need suured brändid ja siis seal oli see raha hulk, mis järjest rohkem nendesse brändidesse läheb ja jäätmete hulk ja see mul tõesti tuletas meelde ühe vana unistuse, see nagu ei olegi nii ebareaalne või ütleme seoses uuskasutuskeskusega, et kui mina ka vaatan, et need samad brändid on, üldse kaubanduskeskused on nagu rõivabrändid täis, neid on palju ja need on enamasti väliskapital, see raha ei jää siia. Ma ise ei ole ka suur shopper, selles mõttes mul on nagu suhteliselt niimoodi, see otseselt mind ei puuduta või nagu ma ei jää millestki ilma, aga mina nagu vahepeal mõtlen, kui ma mõtlen nagu uuskasutuskeskuse rolli ja nagu Eesti riiki, siis ma nagu kohati mõtlen, nagu see raha, mis me paneme riigina uutesse riietesse nagu inimestena, et ma vahest nagu mõtlen, et ja nähes kõik, kui palju asju tuleb uuskasutuskeskusele, ma mõtlen, kui sellest rahast pool 50 või 67% või isegi 30% läheks taaskasutatud riietesse, et kui ma oleks Euroopa maailma juhtiv riiete taaskasutaja ja mõtlen nüüd, kui see kõik raha, mis meile kätte jääks, kui me paneks ta haridusse, raamatutesse, reisimistesse, ostaks puhast toitu, kas ökotoitu või mis iganes, et me võiks olla Euroopa tervem rahvas, haritum rahvas, õnnelikum rahvas ja puhtalt ja mulle see tundub reaalne, sest need on tõesti nagu suured numbrid, mida me kulutame ja vaata see brändi asi, sa saad nagu aru ka, et see tegelikult ei maksa, aga et see on kellegi loodud kuvand. Et sa kannad seda sellepärast, et sa nagu maksad natuke seda kuvandit ja mulle tundub, et pagan me võiks ja ma ütlen, kui me seda kuvandit tahame uuskasutuskeskuse või Humanus, me saame selle brändi kätte ka veel, et me saame selle ka ja mulle see ei tundugi nii ebareaalne. Kui nagu natuke nii mõelda, et lihtsalt see raha, mis me hoiame uutest riietest kokku, et mitte, et me neid ei vihkaks, aga me võiks nagu teatrit ja raamatuid ja enda tervist rohkem armastada, et see ei ole nagu selline suur korporatsiooni vastasus, aga nagu mõistlik endale, keskkonnale, oma lähedastele rahakasutus. Ja ma arvan, ma usun, kuni siin Kerli on ja Katriin seal uuskasutuskeskuse ees, et see nagu lähebki sinna suunas, et vähemalt me liigume jõudsate sammudega, et see mulle tundub realistlik unistus. Kuidas sa unistad? See on minu arust hea näide, et ma esimese asjana kindlasti unistaks, et kuna ma olen 2 meetrit pikk, siis ma pean keskmiselt palju rohkem riiete eest maksma, et saaks taaskasutusest odavamalt, ma oleks väga-väga rahul ausalt. Aga seal ei ole niisugused riided, ma olen aeg-ajalt käinud, et äkki saab mingi kihvti bluusi või midagi, et tegelikult need on niisugused natukene väiksematele meestele. Aga millest ma unistan on tegelikult see, et kui võtta, alustame lihtsatest asjadest, et küll me jõuame sinna tootedisaini ja sinna ka välja, aga unistaks praegu sellest, et jäätmed on kogutud puhtalt ja liigiti ja Ragn-Sellsil on selles suur osa. Puhtalt ja liigiti ja Ragn-Sells, et mulle see sobiks jube hästi. Aitäh tulemast ja aitäh kaasa rääkimast, kaasa mõtlemast ringmajanduse teemal. Aitäh.